Nii, Joonas, 10.01. Nii, aga hästi kiire siis tutvustus ka, et Joonas minu nimi, olen siis Cospocketist, olen üks Cospocketi asutajatest. 9 aastat natuke peale oleme teinud seda asja juba ja tänasel päeval viingi läbi selliseid erinevaid webinaare, tegelen ka mõndade suurtemate klientidega, kes meil on ja samamoodi olen ka sihuke vahelüli klientide ja arendajate vahel, et kui mingeid asju küsitakse hästi palju, siis proovin aru saada, miks seda vaja on ja proovin seda nagu arendajatele edasi anda. Nii, Silva. Ja mina olen siis Silva Saaliste, Simple Booksi pearaamatupidaja ja siin ka nüüd 6,5 aastat juba toimetanud. Ja no suurem osa sellest ajast ma olen ka Cospocketiga nii-öelda mänginud, nagu ma seda vahest kutsun ise, et eks ikka uurid ja püüad aru saada ka, kuidas miski toimib ja mis on meie klientidele ka kasulik. Ja selle aja jooksul ma olen ikka näinud päris korralikku arengut. Ma pean kiitma Cospocketit. Ja ega minu töö on natuke sarnane Joonase tööle, et ka klientidega suhtlemine, ühtlasi ka siis arusaamine, et mis on kliendi vajadused, mis on nii-öelda, mis arendajatele edasi ette käia, et mis me võiks paremini teha. Ja nii me siis toimetame. Aga Joonas, hakkame äkki tänase asjaga pihta, jah, et ma vist mul on veel esimese asjana näita üks muidugi. soojendusslaid veel, et ma tahan korra rääkida sellest, mida kõik Cospocket teeb, sest ma veel tänase päevani ikkagist kuulen seda, et teie tegelete ainult ju tšekkidega. Et lihtsalt, et see on üks meie siin suur ülesanne, et anda kõigile teada, et me oleme juba täislahendus kuludokumentidele. Et meil on siis Android ja iPhone'i äpp, ongi telefoni äpid, mida saab telefonis kasutada, et paberdokumentidest pilti teha. Siis on võimalik tšekke ja arveid digiteerida läbi meie. Tšekkide jaoks ongi siis see telefoni äpp, arvete jaoks on ju igal ettevõttel unikaalne emaili aadress, kuhu saab dokumendid edasi saata. Siis meil on kulu- ja lähetusaruanded, mida on võimalik ka äpist algusest lõpuni ära teha, ära esitada. Lähetusaruannetel on juures ka päevarahad. Arvutame neid päevarahasid, täna näitame ka seda näitame laivis ka. Siis läbi meie on võimalik vastu võtta ka e-arveid ja siiamaani on see veel selle väga-väga magusa hinnaga, et 1 euro eest võimalik 100 e-arvet kuus vastu võtta. Lisaks on võimalik teha sõidupäevikut meie äpist. See sõidupäevik on just sobilik pigem, kui töötaja kasutab eraautot ja soovib saada kompensatsiooni. Et kui on ettevõtte autod, siis ta võib-olla ei ole liiga mugav kasutada, aga hädapärast saab ka. Siis meil on kinnitusring olemas, kui ülemus, otsene ülemus, keegi peab ka kulud kinnitama või omanik näiteks on ju, peab tehtud kulud kinnitama, siis on olemas kinnitusringi võimalus. Siis on pangakaardi aruanded olemas ja ka automaatne kirjendamine ehk siis, et meie süsteem hakkab lisama kulukontot dokumendile juba enne nagu tarkvarasse saatmist ja sellest me täna kindlasti ka räägime lõpus. Nii, ja see ongi kõik slaidid, mis mul on. Nii. Just. Et ma mõtlesin, et ma korraks hästi põgusalt näitan ka seda, et kuidas Simpleboxi poolel üldse Cospocketi liidestust aktiveerida. Sellest, see on ka kasulik info, ma arvan. Ja. Et, Annan ekraani Silva sulle. ole nii kena, jah. Nii, vaata, kas sa saad nüüd. See on väga hea mõte seda teha, jah. Ja, et mul tuli see nagu eile meelde, et seda ju võiks ka ikka korraks näidata, kuigi me sellel pikalt ei peatu. Ehk siis, kui te olete Simpleboxis sees, siis siin seaded menüüs on selline koht nagu liidestused. Ja otsite siit natuke kerite allapoole ja näete Cospocket. Et minul on ta siin keskkonnas juba aktiveeritud, aga juhul, kui ei ole aktiveeritud, siis teil oleks siin see selline roheline nupp, klikite aktiveeri ja siis on suurem osa nii-öelda infot on seal nagunii olemas. Praegu lihtsalt klikkisin selle muutmise nupu peale. Ehk siin on jah aktiveeritud asi ja ka aktiveerimise käigus te saate valida, et kas toimub dokumentide automaatne salvestamine või mitte. Et kõik sõltub nii-öelda ettevõtte protsessidest, aga alguses, vähemalt esialgu ma soovitan selle automaatse salvestamise välja jätta, nii-öelda välja lülitada, et siis teil ilmuvad kõik dokumendid siia imporditud dokumentide alla ja saate üle vaadata, et kas kõik on õigesti.
et jah, see kõik sõltub nii-öelda ettevõtte enda otsustest, aga vähemalt esialgu soovitan nii teha. Ja täna Nii, vist demo ajal on see ka väljas, on ju, Silva, sinul? jah, see on väljas, just. jah, et täna kõik, mis te täna näete, on siis niimoodi, et see on väljas. Just nii, aga nüüd ma jälle annan Joonasele selle ekraani tagasi. ja võtan nii. Ja hästi kiire veel tutvustus ka, et Costpocket siis äpp näeb välja selline. Seda saab siis nii telefonis kui arvutis kasutada. Ta näeb telefonis samasugune välja. Erinevus on see, et kui telefonis lähete, tee pilti, siis ta läheb kaamerasse. Kui ma siin teen klõpsu, siis ta teeb lihtsalt kausta lahti, kus ma saan valida dokumendi. Siin on üleval on siis ettevõtted, enamikel on siin lihtsalt üks ettevõte, minul on neid siin rohkem, siis on seaded ja siis on üksikud dokumendid, kus on üksikud tšekid, üksikud arved on ju ja siinpool on siis ka aruanded. Et kõike seda me täna vaatame ja hästi ülevaatlikult ka korra on olemas ka pilvekeskkond, raamatupidajakeskkond, et üldiselt siia vaja ei ole tulla, sest kui ettevõtte juht on selle dokumendi esitanud, siis ta jõuab SimpleBooksi. Aga kui juhtub olukord näiteks, kus ettevõtte juht ütleb, et ta kindlasti esitas ja teie SimpleBooksis ei näe, et siis on korra hea siia tulla, vaadata, et kas need dokumendid või aruanded on siin olemas, kontrollida. Et kui nad on siin olemas, järelikult on midagi selle liidesega juhtunud, on ju, et ei ole edasi. Mõnikord võib ka juhtuda see lugu, et üritatakse topelt ühte sama dokumenti pildistada, et siis ta jääb ka toppama. Jah, täpselt jah. Ja ta aga siis on siin ka punane täpike juures ju. Jah, täpselt nii. Siin praegu ei ole ühtegi, kui meil oleks, aga jah, siin on topelt ja punane täpike on siis juures, kui on topelt. Nii, aga alustamegi siis peale ja alustamas kõigepealt lihtsalt ühe üksiku tšeki lisamisega. Vajutangi teie pilti ja näitan teile ka, mille me siia lisame. Selline dokument. Nii. Nüüd ta küsib mõned küsimused ka. Ta küsib, kas see kuulub hüvitamisele või ei kuulu hüvitamisele. Et kas mina eraisikuna soovin seda raha tagasi saada või maksin juba ettevõtte vahenditest. Paneme siin, et soovin raha tagasi saada. Siis on võimalik lisada ka kommentaar raamatupidajale, kaasa lisada, võib ka projekti, objekti või lihtsalt kirjutada raamatupidajale, on ju, et kuule, et ostsin poest naelu, et kui sealt dokumendi pealt ei ole nagu aru saada, mida osteti. Isegi raamatupidaja teile hiljem kuklasse hingama, et mis asi see nüüd oli? Jah, ma praegu jätan või paneme kaasa selle ka siis. Nii, siis ta küsib, kas ma soovin kuskile aruandes seda lisada. Lähme, ütleme, et täna ei soovi. Ma tahan just näidata, kuidas ta üksikult jõuab. Ja siis ta näitab seda dokumendi pilti siin all ja kõiki andmeid, mis ta siit kätte sai. Peaks siit olema kõik õiged. Et selle peaks saama lihtsalt ära saata. Edasta. Ja nüüd ta oli korraks digiteeritud ja nüüd läks edastatud. Tähendab, et ta juba saadeti ära raamatupidamistarkvarasse ehk SimpleBooksi. Nii, ma näitan kaks asja veel ja siis ma, Silva, annan sulle, et ma näitan ka, kuidas arvet on võimalik esitada või siis ütleme e-mailis olevat dokumenti. Et selle jaoks on igal ettevõttel oma unikaalne e-maili aadress ja selle nägemiseks lähte siit seaded. Siin on näha selline e-maili aadress. Ta on natuke kohmakas, nüüd on minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Et seda saab lihtsalt niimoodi kopeerida. Neid e-maile tegelikult on kaks tükki. Üks on koos minu nimega. Kui ma lähen siia keskkonda, siis vaadake, siin on ka seesama e-mail, aga siin minu nime ees ei ole. Et erinevus nendel kahel on see, et kui kasutada koos seda nimega, siis mina lähen selle dokumendi esitajaks. Kui kasutada seda, kus ei ole minu nime ees, siis seal nagu ei ole esitajat. Oleks nagu arve, mis on sisse tulnud, aga nagu keegi nagu otseselt ettevõttest ei esitanud seda. Üldiselt soovitus on see, et kui võimalik, kasutage seda aadressi koos nimega, aga kui soovite anda selle e-maili otse tarnijale, otse kellelegi, kellelt te pidevalt ostate asju, et siis ma ütlen, et okei, et siis andke see, kus ei ole seda nime ees.
ja samamoodi tegelikult, kui raamatupidaja lihtsalt ise neid dokumente kõike saadab sinna, et siis on mõistlikum kasutada nii-öelda ilma nimeta varianti. jah, näed, jah, veel hea näide on ju. Ja mis ma siis teen, ma lihtsalt kopeerin ta siit. Nüüd lähen oma emaili boksi ja ma näitan teile, kuidas see toimub ühe Bolti dokumendiga. Et see on nüüd hästi huvitav ka, on ju, et Bolti puhul tegelikult siit alt peaks alla laadima selle originaal PDF-i, aga on ju meie esitajana, meie ei tea, et me peame seda tegema, on ju. Me saadame kõik kohe edasi, on ju. Kui me hästi tublid oleme muidugi, siis me võime ka raamatupidajale kommentaari lisada kaasa, et kõik, mis me siia kirjutame, läheb ka talle kaasa, on ju. Näiteks ma võin siia lisada, et palun hüvitada. Nii. Ja saadan ta ära. Nüüd läheb natukese aega, kuniks meie süsteem peab ta vastu võtma, siis ta läheb digimisjärjekorda, oleneb palju asju on digimisjärjekorras, siis ta läheb digimisse, on ju, siis ta ühel hetkel ilmub siia. Et ärme otseselt ootama jää, ma näitan ühte asja veel samal ajal ja siis tuleme, näed, okei, kuigi ausalt see tuli nüüd päris kiiresti, on ju. Et see näitab, et praegu ei ole väga suurt mahtu peal. Ja ma teen korra refresh'i ka, et varsti peaks andmed ka juba tulema. Nii, juba nüüd jõudsid need ka, aga ta veel ei ole jõudnud teda edastada. Teen korraks veel refresh'i, ta on digiteeritud. Ja teeme korra veel ja nüüd on edastatud. Et see näitas, et staatus muutus. jah, et see näitab, et praegu ei ole väga palju mahtu. 26 kuupäev ka on ju, et süsteem võttis ta väga kiiresti. Et vahel see võib võtta natuke kauem aega. Nii, ja enne Silva, kui ma nüüd sulle tagasi annan, näitan veel ühte asja, et kui on hunnik dokumente kuhugi kogunenud, kuidas nemad kõik saab saata. Selle jaoks lähen nüüd siia pilvekeskkonda korraks ja olen siin üksikute dokumentide all, ei lähe aruande all, olen siin ja siin on sihuke all panemal on lisakuludokument nupp. Ütleme siia ja nüüd ma saan siia nagu drag and drop ida erinevad dokumente ja teen ta lahti ja võtan siit need 2 dokumenti. Nii, nüüd ta lisada need siis siin ta laeb üles ja digiteerib, et kui hästi palju neid on, siis on hea minna kohvi jooma, on ju, et siis ta saab samal ajal tegutseda. Nii, ja ma esitan need ka ära. Nii, tehtud. Nii, nüüd need kõik dokumendid peaks Silva sinul olema tarkvaras ja annan nüüd sinule üle. Panen kinni. Nõnda ja mina nüüd olen praegu siin Simplebooksi nii-öelda esilehel, avalehel, nagu me ka kutsume teda ettevõtte ülevaateleht. Ja siin on mul 2 kohta, kus ma saan teada, et mul dokumendid kohale on jõudnud. Üks on siin üleval see lehekene, kus mul on nii-öelda mummu sees number, mitu dokumenti on ootel. Ja teine on siin nii-öelda imporditavad dokumendid paneel, kus ma näen ka dokumentide arvu ära. Ja võin klikkida nüüd jätka siin. Nüüd ma jõudsin siia dokumentide nimekirja, et need on mul nüüd küll sisse tulnud, aga salvestamata. Nüüd on minu asi nendega edasi tegeleda. Et oletame, et ma tahan veel ikkagi silma peal hoida, et mis siin toimub. Nüüd esimene kohe, mis Joonas saatis meile selle kütusetšeki, on märkega kuludokument kuluaruande jaoks. Ehk see oligi see, et ta tahtis seda, et see hüvitatakse talle. Ma tegelikult mäletan, et sinna Boltile kirjutas ka lisainfos, et ta tahaks makstuks saada. Aga siin ta mul praegu, kuna ta ei ole märgitud nii-öelda seal, et ta oleks hüvitamisele, kuna ta saadeti ka meiliga, seal jäi see nagu etapp vahele. Hetkel ma tean, ma teen tegelikult neist 2 koos võib-olla hoopiski selle kuluaruande. Siis ma kõigepealt näitan, kui ma klikin lihtsalt selle dokumendi peal. Nii. Ja kuna see oli nüüd otseselt seotud, et on nagu dokument kuluaruande jaoks, siis ta viskaski mulle ette uue kuluaruande. Ja nüüd ma siis valisin aruandva isiku siit ülevalt. Aruande periood tuleb nii-öelda hetke kuupäeva järgi on siis märtsikuu ja tänane kuupäev. Et seda ma saan muuta, kui ma tahan. Ja siia on mul nüüd tulnud kõik need dokumendi andmed.
Vihjan siin, et Alexela on mul tegelikult varasemalt olnud tarnijana sees. Tuli kohe mul õige kulukonto ja tegelikult ka õige nii-öelda käibemaksuliik. Ma korraks lähen siin nüüd. Nii, kas te näete ka edasi ikka mu ekraani? jah, praegu tuli ilusti Ja väga hea. tarnijakaardid. Alexela ehk ma näitan, mis ma siin tarnijakaardi peal tegelikult teinud olen. Võtan selle muutmiseks lahti, kliendi tarnijad sätted ja siin alla on mul määratud käibemaksuliik kostul, autokulud ja kulukonto autokütus. Et see on see variant, kuidas ma Simplebooksi poole peal saan ära määrata konkreetse tarnijaga seotud kulukonto käibemaksuliigi, et ma ei peaks seda iga kord nagu muutma. Et oma elu tuleb ju lihtsamaks teha, eks ole, milleks siis programmid välja mõeldud on. Ja võimsalt nüüd ma muidugi pean kontrollima, et kütusetšekkide puhul on see mitu komakohta hinnas ja sealt see võib kõik mõjutada ümardamist ja nii-öelda lõppsed summad. Et kui ma praegu vaatan siit, et aruanne kokku on mul täpselt ümmargune summa, aga siin ma näen rea peal, et mul on nagu koos kuna see siin on koos käibemaksuga, ma näen, et on 1 sent ka veel lõpus, siis ma klikin siit luubi pealt lahti ja vaatan, mis pärast mul siis asi erinev on. Ütleme nii, et matemaatiliselt on kõik õige nagu selle nulliga. Aga seal on ümardamisreeglid mängus ja et ma nüüd saaks selle asja õigeks, ma korraks natuke trikitan siin selle ümardamisväljaga. Ja nüüd ta muutis mul selle nii-öelda netosumma ära natuke suuremaks ja on mul tegelikult see asi õige. Nüüd ma võin ära salvestada rahuliku südamega. Aga jah, et see on paraku selline, meil ei õnnestu seda kuidagi vältida. Enamasti just nende kütusetšekkide puhul, et need komakohad hakkavad seal mängima ja kui tšeki peal ei ole eraldi ümardamisrida välja toodud ka, et mis me ikka siis saame? Me ei saa kuidagi sellega muud moodi, kui me peame lihtsalt üle kontrollima. Õnneks tavaliselt ei ole need erinevused väga suured. Okei, aga nüüd ma lähen tagasi nende imporditud dokumentide juurde. Ja näiteks see Salome auto. Oldi jätame praegu kõrvale, saad hiljem selle hüvitise. Ja siin meil oli, ta digiteeris meil selle 2 reana kenasti ära. Siin on üks trikk mängus, millest me räägime tegelikult natuke hiljem. Mina unustasin selle sisse. Jah, ei ole hullu. Ma tegelikult sain ise sellest mingi hetk aru, aga ma ei mõtlesin, et. Ja, aga kuidas see trikk juhtus, sellest te saate mõne aja pärast teada. Sest tegelikult selle tšeki peal päriselt on 2 rida. Ma tean ise seda. Aga kuna meil selle tarnijaga ei ole seotud õigeid kulukontosid, siis siin me peame näiteks need käsitsi valima. Ja jällegi, kui me teame edaspidi, et meil hakkab sellelt tarnijalt sagedamini tšekke tulema, üleüldse, et satume teinekord ka sinna, siis saame tal tarnijakaardi peal need kulukontod ära määrata või jällegi Costpocketi poole peal üks trikk teha, millest me ka pärastpoole räägime. Nii. Aga põhimõte on see, et niimoodi tulevad need asjad meil kõik kenasti sisse. Ja kui ma läksin ostorate nimekirja tagasi, siis mu ka siin üleval näitab, et mul on asjad ootel. Aga ma need 2 praegu koristan siit ära, ehk siis sedamoodi, et ma koostan nad omakorda aruandeks. Lisan eraldi kuluaruandeks. Kuidas ma seda tegin? Märkisin mõlemad ülevalt ära, valisin masstegevuse alt koosta kuluaruanne, küsib üle, ütlen jah. Ja seekord tegelikult oli see Villu Võsavillam, kes meile selle kuluaruande esitas või need dokumendid. Ja siin tegelikult ma väliksin ka sobilikud kulukontod. Hetkel ma ei hakka seda tegema. Salvestan lihtsalt aruande ära. Ja nii, ma vaatan. Ja siit toimingud nupu alt tuleb mul selline koht ka veel, et vaata PDF kujul. Ehk siis see on nüüd nii-öelda see Simplebooksi poole pealt koostatud kuluaruanne näeb selline välja. Ja siin iga rea peal on ka nii-öelda need kuludokumendid kaasas. Ma loodan vähemalt, et te kõik nägite ka neid. Nii, aga nüüd me jooksime siit läbi. Minul nii-öelda nimekiri on tühi. Sa tahad, Joonas, mulle uusi dokumente tekitada, eks ju? Jaa. Nii, annan sulle tagasi ekraani. Nii, võtan uuesti. Share screen. Nii tuli. Ja
Ma unustasin nüüd eilsest peale selle arveridade digiteerimise, et ma võtan ta korraks maha, me paneme ta lõpus uuesti peale, aga praegu jah, mitte seda segadust tekitada. Ja kuidas see käib, on, lähed seaded, arveldamine. Nüüd põhimõtteliselt me pakume see arveridade digiteerimist niimoodi, et meie inimene vaatab need üle, kui ka niimoodi, et robot on nüüd võimeline digima seda. Ja me ei küsi ka tegelikult lisakulu selle eest. Tegelikult võite täitsa julgelt selle sisse lülitada. Täna me ei küsi jah, mitte mingit lisatasu arveridade digiteerimise eest. No ma Kinnitan saan sulle, öelda nii palju. see on väga tore, ma olen ise katsetanud. Ja ma saan öelda, et lähiajal seda ei tule ka, et meil tuleb küll hinnamuutused, aga et see osa, seda osa me ikkagi otsustasime lõpuks, et me ei muuda seda. Nii, võtsin selle välja. Ma teen nüüd mõlemale keskkonnale ka igaks juhuks värkenduse. Päris suur muutustel. Ja nüüd edasi ma näitan, kuidas teha lähetusaruannet. Selle jaoks lähme siia aruanded ja all on uus aruanne. Ja võtame siit lähetusaruanne. Ja kus me siis kõige rohkem käime? Siis Lätis. Ja oletame, et me esmaspäev läksime. Täna tulime. Ma võin korraks näidata ka sellist asja, et mis juhtub siis, kui te teete lähetuse, mis kattub mõne teise lähetusega. Et ma korraks panen alguse kuupäeva, panin hästi kaugele ja siis ta ütleb, et kuule, et noh, sa juba nende päevade eest oled lähetuspäevarahasi saanud, on ju. Et te kahes kohas ka korraga ei saa olla, on ju. Nii, et ma teen uuesti 24-ga. Siis siin ta arvutab päevarahad. Ta arvutab seda siis selle uue määraga, Eestis on ju 75 eurot esimesed 15 päeva, pärast seda 40 päeva. Siia on sisse arvestatud need mõlemad reeglid, on ju, et ühes lähetuses, olenemata kui pikk see on, võib olla 15 päeva 75 eurot ja samamoodi ühes kuus võib olla maksimaalselt 15 päeva on ju 75 eurot, et pärast seda on see vähendatud määr. Ja lisaks, kui teil on ettevõttes mingid reeglid, et näiteks kõik ei saa seda maksimaalset määra, on ju, et võib-olla mõned töötajad saavad vähem, siis on siin võimalik seda üle kirjutada. Et kui ma panen näiteks 40, siis ta arvutab siin nagu ümber selle. Ja mis meil veel on vaja teha, et meil on vaja, et miks me seal käisime, on ju, koosoleku pärast näiteks, siis võib vabalt ise kirjutada ka. Lisaks arvestab ka seda, et see on jälle Eesti seadusest tulev, et kui pärast 9 lähed, siis esimese päeva eest raha ei saa ja kui enne 3 jõuad öösel, siis ka ei saa viimase päeva eest raha ei saa. Nii, aga mina võtsin need maha ja salvestasin ta nüüd ära. Nii, ja nüüd lisame siia mõned dokumendid. Ma teen seda suhteliselt kiires tempos, et ma väga kaua jutustama ei jää. Ma igaks juhuks sellel dokumendil muudan dokumendi numbrit, sest ma kardan, et ma olen teda juba korra kasutanud, muidu ta hakkab mul karjuma, et see on topeltdokument. Ja ma panen ühe veel, et oleks päris nagu lähetuse moodi. Oleks rohkem neid dokumente siin. Nii. Ja igaks juhuks muudan siin ka seda numbrit. Nii. Ja nüüd, kui olete kõik oma dokumendid lisanud siia lähetusele ja oletegi kindel, et rohkem ei ole dokumente, mida on vaja lisada, siis on võimalik on ju ta ära esitada. Oled sa kindel, et sa ei ööbinud kuskil? Ja nüüd jäi ta lisamata. Ja nüüd sa olid kuuse all, ei ole midagi. Ja magasin kellegi tuttava juures. Nii, ja edastatud. Nii, ja siis näitan ka veel uuesti korraks siin keskkonnas. Näitan sellist võimalust, et on ka tegelikult võimalik kulukontot lisada. Ja selleks jälle olen siin üksikud dokumendid. Lähen siia plussi, lisa
ja võtan selle arvutitarga siit. Ava. Nii, nüüd ta ütleb, et on digiteeritud. Nüüd ma saan teda esitada või tahan hästi tubli olla, kulukonto ka lisada, panen kontrolli andmeid. Ahah, arvutitarga oma. Tundub, et summa on nagu õige. Ja tahame hästi tublid olla. Siis me saame siia ka konto lisada, et pärast Simplebooksi liidest meie tõmbame kõik need kulukontod Costpocketisse ka. Nii, ja see oli vist arvutite ja võrkude hooldus. Nii, teeme selle ka ja saadame ta edasi. Nii, edastatud. Ja nüüd ma näitan, räägin teile ühest väiksest tuleviku mõttest ka ja siis Silva, ma annan sulle kohe üle ka. Nii, lähen need korraks kinni, lähen seaded. Nii, meil on siis raamatupidamisseadestamine ja kululiigid. Meil on ju siis olemas ka niisugused nagu äpi kululiigid, mida on võimalik siis sellele pildistele kuvada. Ja me tahaks teha seda ühel hetkel nii, et täna mina olen need välja võtnud. Kuna nad Simplebooksi praegu ei jõua, siis ma panin selle kululiikide edastamise võtsin välja. Aga tulevikus loodetavasti tegelikult tahaks öelda juba see aasta, ma ei tea, kas see on juba, aga selle aasta jooksul, et me tahaks teha seda niimoodi, et siin oleks teil võimalik valida see Simplebooksi kulukonto. Et näiteks, et kui äpp kuvab majanduskulu, siis lisa on ju see konto, et siia ise saaksite valida, et majanduskuluga ma soovin, et see konto lisatakse. Et nagu kõigile neile kululiikidele oleks võimalik kulukonto lisada siin juurde ka. Et seda praegu ei ole, aga ma ütlen, et loodetavasti selle aasta jooksul me jõuame selleni ka, et saaksid need ära seadistada. Nii, nüüd Silva, ma annan sinule üle. Väga lahke, aitäh. Ja jagan jälle. Pean ka väikse refreshi tegema oma dokumentidele ja näete, ongi täitsa kenasti olemas lähetusaruanne Joonaselt. Klikkisin peal, kus ta käis, palju päevaraha arvutatud ja kuludokumendid ka siin kenasti sees. Ja näed, Johnny on meil ka varasemast sees olnud ja jällegi on läinud õige kulukonto kohe, aga käibemaksuliik on meil jäänud valimata, nii et vaatame selle ka ära. Ja need kõik asjad vaatate nagu nii-öelda töö käigus päriselt üle, et praegu me laseme natukene kergemini asjad lihtsalt üle, et ei kontrolli igat sammu. Aga põhimõte on jah see, et üles ilusti kenasti see päevaraha ja allpool kuludokumendid. Ja siin on ka näha, et palju on kuludokumentide summa kokku ja palju on üldse aruanne kokku. Et palju siis nii-öelda maksmisele kuulub. Kui ma salvestan aruande ära, ma näen juba üldist saldot, et näe, et Joonasele ei ole millegipärast ülekandeid tehtud. Ai. Aga kui ma tahan näha ka, et milline see dokument mul päriselt välja näeb, et võib-olla mulle meeldib arhiveerida näiteks kuskile pilve omale kõiki neid asju, siis valin siit toimingud nupu alt aruande koopia vaatamine. Ja see on nüüd, kuna ta on Costpocketi poole peal koostatud, siis ta tuligi täpselt see samane Costpocketi fail kaasa. Et kui see on olemas, siis Simplebooks ise uut faili nagu ei koosta. Nõnda. Ja lähen uuesti tagasi siia dokumentide juurde. Arvutitark. Nii. Ja kuna Joonas ilusti valis mulle seal kulukonto ära, siis ma ei pidanud siin midagi enam muutma. Kuidas ma tean, et mul seda nii-öelda varem ei olnud arvutitargale määratud külge? Vihje annab see, et kuna meil vaikimisi lisatakse teine rida ka kohe, et ei pea hakkama klikkima, et lisa uus rida ja siis hakkama kontot valima, vaid me võime põhimõtteliselt kohe valida konto. Ja kuna meil vaikimisi kulukontoks on siis see 5200 mitmesugused tegevuskulud, kuna mul siin on teisel real seesama konto, aga esimesel real on midagi muud. See näitab seda, et see tuli ilusti mulle Costpocketist kaasa, et kõik on kõige paremas korras. Ja ma võin selle kenasti ära salvestada jällegi.
nii, sellega saime ka ühele poole, aga Joonas, nüüd sa tahad kindlasti näidata seda rida-realt digiteerimist ja neid konteerimisreegleid ja. jah, täpselt nii. Nii, ja me oleme päris hea kiirusega läinud, me tegelikult jõuamegi viimasesse plokki nüüd. Nii, jagan. Et siis meil jääb kenasti aega nii-öelda küsimustele vastamiseks ka. Ja, nii, lähen tagasi siia, siia ja siit lähen ka tagasi. Nii, ehk nüüd siis me tahame teha kahte asja. Ma kõigepealt näitan, kuidas siis sisse lülitada see rida-realt digiteerimine kõigepealt. Selleks lähengi seaded, arveldamine ja siin on robot digiteerib kuluread, lülitage see sisse. Kui kellelgi on tõesti vaja, et ka tšekkidelt digiteeritakse arveread, siis võtke see ära. Et siis robot hakkab absoluutselt kõikidelt dokumentidelt proovima digiteerida arveridu. Ja väga paljudel ettevõtetel ei ole vaja tšekkidelt digiteerida arveridu, aga meil on praegu, eelmise aasta lõpus rääkisin Statistikaametiga, et nemad tahavad 3000 pere nagu kulud, neil on nagu riigi jaoks vaja, et kuhu perede raha läheb ja nemad tahavad päriselt seda, et tšekkidelt digiteeritakse ka read ära. Nii, ma ei jätan ta praegu, meil siin ettevõttes ei ole vaja, teen ainult arvetelt. Nii, teen selle ära. Teen igaks juhuks nüüd neile mõlemale jälle ka värskenduse, sest ma muutsin päris tähtsat seadistust. Ja nüüd enne kui me dokumendi lisame, ma kohe näitan neid automaatseid konteerimise reegleid ja neid ka. Et selle jaoks siis lähen siit seaded, raamatute seadistamine ja siin on selline asi nagu automaatne kiirendamine. Et avage see. See esimene asi, mis tuleks teha, tuleks automaatne kiirendamine sisse lülitada. Et mida see süsteem siis teeb, kui te selle olete sisse lülitanud? Siis ta põhimõtteliselt hakkab õppima juba, kui te esitate dokumente ja lisate neile seda kulukontot, siis ta hakkab nende pealt õppima. Et näiteks, et kui ongi Bolti arve ja alati on üks kindel konto, mis te Bolti arvele lisate, siis ühel hetkel hakkab süsteem ise seda kulukontot sinna Bolti arvele lisama. Et mina soovitan selle lihtsalt sisse lülitada ja siis olla natukene kannatlik. Et kui teil juba mõni kuu on sarnased arved tulnud, et siis peaks hakkama nägema nagu efekti ka, et ta peaks olema võimeline nagu hakkama arvama neid kulukontost. Peale selle on ju, et see lihtsalt sisse lülitada, kui te veel nagu ekstra tubli tahate olla ja asju ära automatiseerida, siis vajutada siia automatiseerimise reeglid. Ja siis siin ta teeb selliseid asju, et siin on automaatsed reeglid ja siin on manuaalsed reeglid. Et automaatsed on need siis, mis see arvuti ise on proovinud nagu kokku teha, on ju. Ta on näiteks loonud siin mingisuguse reegli, et isegi ma ei saa aru, mis siin on mingi jama, aga mingi väli võrdub, on ju, teine väli võrdub travel, aruande nimi on see esitas, siis lisa see konto näiteks on ju. Et siin on neid võimalik ka vaadata. Üldiselt neid arvutireegleid, need on nagu päris keerulised ja pikad, et neid kindlasti ei pea siin nagu vaatama ja lugema, aga me püüame lihtsalt näidata kasutajale, et kuidas arvuti jõudis nagu sellele tulemusele, miks ta selle konto pani. Nii, ja siis on manuaalsed reeglid. Neid me saame ise teha. Siin on näiteks üks reegel tehtud, kui registrikood on, see vist oli kas Alexla või see Johnny AS. Ja need on kütuse omad mõlemad. Ja, et siis lisa see konto. Ja me teeme teiega koos ka siin vähemalt ühe reegli. Me võime juba rohkem proovida, aga vähemalt ühe teeme ka koos. Ja veel üks asi, mis on see, et täna arvuti loodud reeglid ei saa ise kustutada, aga iga reegel, mis teie teete, kirjutab nagu arvuti reegli üle. Et teie manuaalselt loodud reeglid on alati tähtsamad kui arvuti reeglid. Et põhimõtteliselt kui juhtubki, et kui arvuti on mingi reegli teinud ja hakkab teil mingit dokumenti kogu aeg valesti panema seda kulukontot, siis ongi võib-olla hea tulla siia ja teha see manuaalne reegel, et siis manuaalne reegel kirjutab alati üle. Nii, ja kuidas see siis välja näeb? Nüüd sisend ja väljund on, et
mille alusel ta reeglid rakendab ja mida ta siis teeb. me tahame teha seda tegelikult registrikoodi alusel, tahame sellele Zone'ile luua kulukonto, aga ma pean nüüd selle Zone'i arve üles otsima ja ta registrikoodi ka üles otsima, et seda teha. mida ma ka samamoodi saan öelda, jälle ütlen, loodetavasti lähiajal, ma tahaks öelda, et see on nüüd isegi selle enne suve äkki isegi, et me tahame teha ka siia selles mõttes tarnijakaardid, et siit te saaksite ka valida lihtsalt tarnija nimi ja siia saate juba kirjutada Zone. Ja siis nüüd ta juba hakkaks otsima, et näed, Zone on juba olnud ja okei, et ongi, et nagu tarnija nime järgi saab reeglid teha. Täna kahjuks seda ei ole. Täna peab siis tegemagi selle registrikoodi järgi, et see oleks kindel. Nime järgi, ma ei soovi, ärge tehke nime järgi, sest nii kui seal on OÜ ees või taga juba see ei ole sama nimi või seal oli üks ettevõte oli, kus oli punkt, äkki see oli OpenAI arve, kus oli punkt oli lõpus ja siis süsteem ka juba ei võtnud, sest üks oli punktiga, reegel oli ilma punktita, on ju. Ja samas ettevõtte nimi võib ju ka muutuda. Jah, täpselt nimi võib ka muutuda, et Eesti tarnijate puhul kasutage seda rec-koodi. Nii, otsime kiiruga selle Zone'i arve üles, mida me tahame kasutada. Nii, ma loodan, et ma sain. Copy. Nii. Reegel. Sitas. Kood. Paneme nende koodi siia. Ja siis me tahame, et lisaks konto, erinevaid asju saab osakontomissiooni, aga jah, praegu on tegelikult ainult konto relevantne. Ja kas Zone läks ka sinna? Ja, paneme praegu selle. Et noh, need kontod, mis me siin näitame, et need ei ole see absoluutne tõde, eks ole, et igaüks siis saab oma ettevõtte põhiselt ju vaadata või kontonimetusi ka muudetakse või tehakse juurde, eks ole. Ja täpselt. Ja kui te seda teete, samamoodi me tõmbame, et meil ei ole default konto, me tõmbamegi pärast liidese loomist, me tõmbame teie tarkvarast, teie Simplebox'id sisse need. Et kui teil on ka omad kontod, siis te peaksite nägema oma kontosi siin. Nii, ja salvesta. Siis me lisasime sellise reegli. Nii, nüüd teeme siin ka värskenduse ja nüüd proovime selle Zone'i arve lisada ja vaatame, kas ta nüüd nagu töötab ka, et meil eile ta millegipärast oli niimoodi, et ühe korra tuli arve pealt, siis ei tulnud, siis tulid ja siis ei tulnud. Nii, kohe töötas, nii tubli. Nii jah, et mäletate, me siis lisasime need arveread sisse, et siis ta on näha, et ta on neid siit püüdnud päriselt lugeda ka. Ja, aga sa vist ei teinud korralikku refresh'i, sest kontot ta ei võtnud. Aha, ja nüüd ei tulnud kontot külge. Kas proovime ühe korra veel või? Ma teen ettepaneku küll jah, et kustutada ära, et proovi uuesti, et teil just refresh oma lehele. Proovime nii, ma kustutan ta korraks ära. Kas ma igaks juhuks, ma lähen korraks vaatan ka seda, meie reeglit, salvestasime selle. Nii, reeglid. Peaks nagu olema. Võiks nagu töötada, on ju? Võiks töötada. Nii. Et mulle mõnikord tundub, et sellise näitamise käigus üritavad just dokumendid saboteerida, et asi ei tööta, aga ma olen nüüd siin paar nädalat ise mänginud sellega nii-öelda päris asjadega, et ma võin kinnitada, et tegelikult töötab küll. Nüüd, kui ta võtaks arveread ja kontot, siis oleks nagu jackpot. Hea on see, et võtab rohkem aega. Ja ma arvan, et ta praegu püüab arveridu leida, et selle järgi saab ka aru, et võib-olla ongi hea tegelikult rääkida ka, et kui te lülitate arverida digiteerimisega sisse, siis te peate arvestama sellega, et see on ressursimahukam meie pool ka tegelikult ja ta võtab rohkem aega. Et ei saa nii kiiresti kõiki asju, kui arveread on ka sees. Ahah, nüüd tegi täiesti nahka kohe, kumbagi ette pannud. Aga anname talle ühe võimaluse veel. Eile juhtus ka niimoodi, et üle ühe ta töötas. Aga kõige huvitavam on see, et see
et ta seda kulukontos ei pane, onju. ja et ta praegu nagu valikuliselt otsustas, et ühel juhul ta luges read ja teisel juhul pani kulukonto, et aga kas ta praegu palun nüüd nüüd ei olnud teeks. kumbagi, viimasel korral ei olnud kumbagi minu arust. noh, nii, read saame, okei aga kontoga ju jäi praegu midagi, võib-olla talle midagi ikka seal reeglis ei meeldinud, mispärast ta ei valinud kontot. aga ka jah, jah. ei oska isegi midagi nüüd öelda, miks ta seda ei teinud. Mhm. aga ma saadan ta sulle praegu ilma selleta, äkki proovime mingi reegli veel teha või ma no proovime. kustutan korra selle ära. aga tegelikult vaata, meil see üks dokument tuli, arvutitark tuli meil õige selle. Ei, selle sa valisid sealt, jah, ja selle ma vabandust. panin Mhm. käsitsi, jah. ma saadan selle ära sulle. Mhm. Kas ma annan sulle ekraani ka üle või? Ja siin tagaplaanil natukene võitlen taga või? no meile antakse vihje, et registrikood vist ei ole õige reeglis. Päriselt? okei, oota, teeme selle testi. meil ei anna hingerahu, eks ole. Ma panin Costpocketi selle ju. Nonii, jaa. ehk ühesõnaga, siin tuli Ja praegu ehe näide sellest, et kui eksida registrikoodiga, siis siis ei saa kindlasti. ei saagi, ja, jah. aga oota, nüüd me teeme kindlasti uuesti selle. kas sa nüüd ja võtsid õige registrikoodi? võtsin oma arust. ma loodan, ma oma arust võtsin ja paneme selle. Ja muide, üks huvitav asi, mis saab teha, saate teha ka niimoodi, et lisate mitu registrikoodi. noh, mul ei ole mõtet siia kahte sama lisada, aga kui on mingi konto. noh, näiteks meil oli see reegel kütuse oma, jah, tanklad. jah, 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 oligi jah, seal väga 2 õige. tükki pandud juba üksteise alla. näitan teile seda näiteks siin. me tegime siukse pulli siia, et me panime siia Alexla peaks olema ja see peaks see Johnny AS vist. see tikupoisi Alexla on vist Johnny AS ja nii, jah, nii, okei. nüüd me muutsime ära, teeme nüüd, anname Sony'le veel ühe võimaluse ja tead, ma arvan, mis nüüd veel juhtub, on see, et esimesel korral tuleb ilma ridadeta, aga ärme lase sellest refresh ka, teeme igaks juhuks refresh'i ka. kas sa seda sealt ära ei tahaks kustutada, edastatud asjadelt? võin, muidu ta hakkab jälle karjuma, on ju, et. aga näe. see on seesamane, jah. ja ma kustutan ta ära, on ju. just. jah, muidu ta oleks hakanud karjuma ja. nii. ma ütlesin, et meil läheb 45-ni, nii et täpselt nagu aega paraks saada, oligi vaja seda siia lõppu. jah, et tegelikult kõik oli planeeritud, on ju. jah, no nii, kuule, kas nüüd saime vist jackpot'i, on ju? et saime lõpuks tõestatud, et asi päriselt toimib niimoodi. jah, et nüüd ta võttis ilusti read ja pani ka igale reale selle konto, jah. jah, nii, esitan selle ära. nii, ja nüüd ma annan äkki üle. jaa. võtan kohe. ja kuna siin Joonas saatis mulle teda mitu korda, siis ma näen tegelikult ka teda siin mitu korda. aga kui ma üritaksin ära salvestada, siis ma saaksin ka omal kohe errori. nii et ma praegu võtan pimesi, klõpsan ühe lahti. ahah, see ilmselt ei ole õige. kuna siin ei ole õiged kulukontod. klõpsan teise lahti. no näete, see on nüüd see, mis me õigeks saime lõppude lõpuks oma pikkade katsetuste peale. ehk siis igal pool on mul kenasti, igal real on kulukonto õige olemas. summad kõik on meil kenasti olemas. ja jällegi vihjaks see, et meil ei olnud seda varem siin salvestatud ja kulukontot määratud, on see, et see alumine rida näitab meile seda mitmesugused tegevuskulud ehk siis seda vaikimise kontot. et kui mul oleks juba määratud tarnijakaardi peale seesamane 52,90 konto, et siis ta näitaks mul seda ka siin, aga hetkel, kuna seda ei olnud, siis me võime kindlad olla, et ta tuli täpselt nii, nagu ta pidi tulema. super. et need asjad me saime nüüd kõik läbi joostud.
mida ma võib-olla korra veel sealt Costpocketi poole pealt tegelikult, mis me jätsime ennem, Joonas jooksis ka üle, onju, ja see kinnitusring, et sellest me täna ei rääkinud. Jah. Et see on ka täitsa olemas programmis ja me rääkisime sellest 2023. aastal toimunud webinaris, et kes tahab, saab ka Simplebooksi abikeskkonnas selle webinari üles otsida ja järgi vaadata, et seal on ka nii-öelda need ajatemplid küljes, et ei pea tervet webinari nagu läbi vaatama, et see koht üles leida. Et täna jah, me lihtsalt, me ei jõua kõigele keskenduda, otsustasime need uuemad asjad nagu käsile võtta. Nii, aga vaatame küsimusi. Mis sa arvad, Joonas? Nii, kuidas see käib? Nii ma hakkan otsima siin. Ilmselt esimene küsimus on mulle tegelikult. Monika kirjutab, et kas Costpocketis saab arve nii seadistada, et ostuarvel olev laotoode saab lattu õige rea õigelt ja õige artikliga. Paraku niimoodi ei tule, et artiklit saaks kohe määrata. Et tõenäoliselt saab märkida laokonto, ilmselt annaks seadistada tarnijaga seoses. Ja kui ta tuleb ridarealt sisse, siis Simplebooksis tuleb ikkagi artikleid ise külge valida, sest need ei ole omavahel ju seotud meil. Ja ma isegi ei oska midagi öelda, ma arvan, Silva, sina tead seda, aga ma teisele küsimusele tean vastust. Et küsimus on siis, et kui Simplebooksis kontos hiljem juurde teha, kas need jõuavad ka Costpocketisse? Vastus on jah, me uuendame seda meil on intervall, mille tagant me tõmbame need kontod uuesti sisse. Ma ei mäleta, see võis olla 4 tundi, see võis olla 6 tundi, aga ma ütlen igaks juhuks, ma mäletan mingit sellist reeglit, mis kunagi mulle öeldi, et iga hommiku kell 4 me midagi uuendame. Äkki see oli see. Vastus on see, et jah, me uuendame, kui tihti see intervall on, ma kohe niimoodi peast ei oska kahjuks öelda. Aga ma ütlen, et kui ta 24 tunni jooksul ei ole ära uuendanud, siis võiks hakata karjuma juba. Et siis võiks kirjutada meile, et siis tõenäoliselt on midagi juhtunud. Okei. Järgmisele küsimusele ma ilmselt vastan jälle ise. Et kas on võimalik sisse tulevaid ostudokumente automaatselt siduda projektiga Simplebooksis? Paraku mitte, sellepärast et Simplebooksi poole pealt projektid ei lähe Costpocketisse, et siis nad peaks olema nagu mõlemal pool olemas, et saaks neid siduda. Nii et me ei tea kunagi, mis tulevik toob, aga hetkeseis on selline, et ei saa. Nii. Järgmine see avansilise päevaraha makse. Ja see on nüüd natukene keerulisem asi, me oleme sellega päris palju tegelenud see hetk, et tead küsimuses, kas on võimalik siis päevaraha, kuidas käituda siis avansilise makse korral, et ma saan aru siis, et see mõte on selles, et tahetakse enne lähetust maksta juba see päevaraha ette ära sellele inimesele, kes läheb lähetusele. Üks asi, mida meilt on see nädal või eelmine nädal siin 2 korda küsitud, on see nagu, mida suured ettevõtted teevad, on see lähetustaotlus minu arust, on ju. Nad teevad selle lähetustaotluse, siis kui see ära kinnitatakse, siis makstakse päevarahad ja siis see inimene läheb. Ma võin hetke võtta ja näidata, kuidas me oleme käitunud sel juhul, aga ma peaks vist korraks jah. Ja ma tegelikult võin öelda, kuidas Simplebooksis saab ka selle lahendada. Et tegelikult see ei ole üldse keeruline, kuna ta tegelikult nagunii peab ju raamatupidamislik pool käib ju Simplebooksist läbi, eks ole. Ehk siis Simplebooksist käituks sellisel juhul niimoodi, et siin tehingud maksed all sisestaks kõigepealt aruandvale isikule makse. Oleme lahked, teeme Joonasele selle makse ära, eks ole, ta on meil märgitud ka, et ta on aruandev isik. Siit teen summa. Okei.
saad natuke suurema ettemaksu. see ettemaks ei pea tegelikult katma tervet seda lähetuse päevaraha ära, eks ole. See võib olla lihtsalt mingis summas ja ma panengi siia näiteks selgitusse, et lähetuse ettemaks ja salvestan selle makse ära. Ja kui ma vaatan raportite alt aruanded isikud raportit, siis on mul ka näha, et alla on siin nüüd see ettemaks tehtud. Meil on praegu lihtsalt kõik on siin segapudru, eks ole, aga pöörame lihtsalt tähelepanu sellele siin. Ja kui ta nüüd esitab oma lähetusaruande ära, siis on tegelikult näha, et ta on nii-öelda, mis tema saldo on, mis ta peab juurde maksma. Ehk siis kõigepealt seotakse nii-öelda see ettemaks ära selle lähetusaruandega ja siis ülejääk tehakse ülekanne. Et see kõik on lähetus nii-öelda aruandvate isikute raportis näha. Et noh, tavaliselt ei ole tegelikult ju niisugust segapudru, nagu meil siin praegu näha on, eks ole, et ikka on vähe korralikumalt. Aga ja see on kõik on selles mõttes hästi lihtsasti lahendatav. Et lähetusaruandesse endasse ei pea midagi rohkem märkima. Nüüd, kui sa rääkisid sellest, ma arvan, et see tegelikult vastas seda küsimusele ka. Ma arvan, see küsimus ei olnud see lähetustaotluse kohta. Ma arvan, et ma ei hakka seda oma asja näitama üldse ka. See on natuke keerulisem. See lähetustaotluse asi tegelikkuses on see, et see on kas väga suur ettevõte või riigiasutus. Nemad küsivad seda lähetustaotlust ja ma kahtlen, et teil, et siin kellelgi tegelikult seda lähetustaotlust vaja on. Aga kui on, siis küsige uuesti, ma saan näidata ühte viisi, kuidas me oleme soovitanud kasutada, kui on vaja seda lähetustaotlust. Maie kinnitusringi me täna paraku vist ei jõua näidata. See on pikem teema, et ikkagi soovitan vaadake Simplebooksi abikeskkonnast webinaride jaotuses on need webinar üleval. Et seal ei ole vaja tervet webinari järgi vaadata, et seal on nii-öelda link koos nii-öelda selle ajatempliga, et kus te saate kohe sinna teemasse sisse. Et see osa tegelikult ei ole ju muutunud, et sisuliselt toimib kõik samamoodi. Täpselt nii, jah. Vivika kirjutab, et chatis on ka paar küsimust, et äkki on Vivika nii lahke, loeb meile siis ette selle. Ja meil on 2 küsimust chatis, mis ei ole siis jõudnud QA-sse. Esimene on selline, et kui on sama tarnija ja kulukonto, näiteks Elering, aga on mitu erinevat objekti, kuidas siis seadistada automaatne raamatupidamise seadistus? Automaatselt ei saagi mitut kulukontot märkida, et paraku. Ja kulukonto on aga objekte on mitu? Objekte. No objektid on nii-öelda Simplebooksi mõistes on nad projektid siis, eks ole, et need tuleb ikkagi ise külge panna Simplebooksi poole peal. Ma saan, üks viis on, kui see küsimus oleks, et kas saab ühele arvele erinevad kulukontod, siis seal on üks viis. Okei, näita seda. Anna mulle korraks, see läheb nüüd päris keeruliseks, aga ma saan näidata ühe viisi, kuidas seda on põhimõtteliselt võimalik teha. Nii, ma tõstan teid ära siit. Kinni, lähen korraks siia. Seadistamine, automaatne kirjendamine, automatiseerimise reeglid, looreegel. Nii, ja nüüd, mis me tahame teha? Me tahame teha kirjelduse järgi. Vaata, kui see on e-arve ja meil on olemas reakirjeldus. Ja nüüd me peame, me näiteks peame teadma ka, mis seal real on siis on ju. See on siis nagu sisalduvuse järgi, jah? Täpselt nii, jah, täpselt nii. Ja see süsteem on täna niimoodi ehitatud, et kui see on olemas, sellest on nii keeruline, sest on nii raske aru saada, ma pürün äkki natuke rohkem. Ja näiteks, mis me võiks teha niimoodi, oletame, et meil on siuke arve, et me tahame, et see läheks ühele kontole, aga VPS-id läheks teisele kontole. Või me tahame, et VPS-id läheks ühele kontole. Siis ma võin ka terve, aga ma võin ka ainult selle võtta. Ja ta praegu on, me ehitasime selle ümber, algus oli, et peab vastama, aga täna ta peaks olema niimoodi, et kui see on seal olemas, siis ta peaks seda kontot panema. Nii, et ma saan põhimõtteliselt siis teha niimoodi, et kui kirjelduses on see olemas, siis lisa konto, ja lähebki arve reale ja saab see konto seadistada. Põhimõtteliselt. Ja siis ma saan teise reegli teha, on ju,
kuhu ma panen näiteks selle, toa serveri ja ka erineva konto. Mhm. Et see on niisugune päris kompleksne asi juba, aga see jah, et jah. Et see nõuab natukene hoolikamat seadistamist ja nokitsemist, aga samas, kui ta edaspidi töötab hästi, et siis on ju väga mugav. ja kui on just mingi arve, mida hästi palju tuleb, hästi palju ridu ja hästi palju tuleb, on ju. Nii, panen korraks jagamise kinni. ja siis on tulnud üks kommentaar veel Andreselt, kes kommenteeris, et registrikoodi sisestades võiks ju panna ka sinna taha ka siis ettevõtte nimekirja, mida saab registrist välja tõmmata, et ei tekiks neid vigasid, mis siin just tekkis meil. ja see tegelikkuses see lahendus on, ma ütlen uuesti selle, korra räägin üle selle, mis ma enne rääkisin, et me tõesti, ma loodan juba, et suvel hakkab meil siin olema selline asi nagu ongi tarnija. Noh, praegu on tarnija nimi, et oleks tarnija. Kui te valite tarnija, siis järgmise asja me kuvamegi siin teie tarnijate listi. Jah, ja siit te saategi valida enda selle tarnija, et see on jah, see on et ühesõnaga tarnijate salvestamine tekib. täpselt nii, jah, ja see annab võimaluse ka luua tarnijate kaupa neid reegleid. jah. aga me vist olemegi jõudnud praegu lõppu. Ja vist olemegi täpselt Jah. tunni peal ka, on ju. Aga okei siis vist või? Näed, midagi ma veel, ma näen, näen et su chati näost, on ma juba näen su kirjutanud näost. Viljar, et registrikoodile nii-öelda spikriks nimi juurde sisestamise hetkel. See on. jah, ma saan aru vist, mis te mõtlete, see ka lahendaks selle ära, aga me hirmsasti tahame ikka oma neid tarnijakaarte teha sinna. et noh, kuna see on juba planeeritud ja meil on neid tarnijakaarte, meil on vaja hästi paljudel erinevatel asjadel. Ma võin sellest natuke rääkida, aga me tegelikult tahame hakata sellist asja tegema ka, et me tahame oma roboti digimist hakata hindama per tarnija. Me ei hakkaks jooksutama statistikat, et me teame, et näiteks mingid tarnijad, Alexa näiteks, me teame, et see on alati 100%. Et noh, et ta leiab alati kõik väljad, on ju, et me tahame hakata nagu statistikat tegema tarnija peal, see on teine põhjus, miks meil on vaja. Ja tegelikult kolmas põhjus, mida ka küsitakse päris palju, on kinnitusring tarnijate põhiliselt, on ju. Et sul on erinevad tarnijad, olenevalt tarnijast tuleb erinevasse kinnitusringi, et meil on seda tarnijakaarte vaja igal juhul. Et me tahame selle ära teha ja vaatame, kui see läheb ülesse ja tõesti see ei ole nii mugav, kindlasti saab paremaks teha, aga me praegu ikkagi loodame, et see tarnijakaardid lahendavad nagu päris mitu mure meile korraga ära. Nii, ma vastan chatis ühe asja. Kirjalikult, et taustajõud ei olnud võimelised vastama. Ma lihtsalt võib-olla olin kiirem. Okei, aga ma arvan, et kui tekivad need uued lisaküsimused, siis saab meile ju kirjutada ja joonistada. oota, üks küsimus on Costpocketi hinnastamise kohta. Kas kasutaja 5 eurot koos on ettevõtte või konkreetse kasutaja kohta? Joonas, palun vasta. On konkreetse kasutaja kohta. Aga meil on soodustused, kui te olete raamatupidamisbüroo, maksate ise oma klientide eest, siis raamatupidaja saab igas ettevõttes tasuta olla. Kui te olete suur büroo, maksate üle 30 ettevõtte, siis on raamatupidaja, nagu 2 inimest on igas ettevõttes tasuta. Et saab nagu olla see pearaamatupidaja ja raamatupidaja, mõlemad saavad olla tasuta ühes ettevõttes, igas ettevõttes sees. Väga hea, nüüd vist rohkem ei tulnud küsimusi. Aitäh kõigile kõigile kuulamast. ilusat päeva ja aitäh.